Tere armas Taaroenergiate huviline. Ongi käes september ja ma koostan Taaro üldise energiate ülevaate. Ja septembris siis, kui aknast välja vaadata, on juba päris külmakraadid, aga samas päikese soe on ka veel olemas. Ja see ongi nagu kahe maailma vahel, et nagu oleks veel suvi, aga samas oleks nagu sügis juba. Tere, mina olen Ülle Puu Viljandi Tarokast. Ja võta sellest ennustusest see, mis praegu sinuga resoneerub, mis sind antud juhul nagu kõnetab selles. Siis septembrikuu number on 9 ja numeroloogias tähistab 9 küpsust, lõpetamist, terviklikkust. Ja see on nagu raamatu viimane peatükk. Ja kõik, mis oled seni kogenud, koondub nüüd 9 tervikuks. 9 on ka tarkuse ja kaastunde number, mis tuletab meelde, et tõeline rõõm peitub andmises, jagamises ja mitte ainult isegi iseendale kogumises ja korjamises. Kui 2025 numbrid kokku liita, 2 + 2 + 5 on ka 9, siis selle kuu 9. energia mõju on topelt, erakordselt tugev. See on just kui kahekordne kutse lõpetada pooleli olevaid protsesse, vabaks lasta ning panna ka paika uusi sihtisid, mis lähtuvad sinu enda südame sügavatest soppidest. See võib tähendada, et olukorrad, mida oled edasi lükanud seni või kartnud millegi pärast otsustada, jõuavad lõpuni oma loomulikul moel. Sinuga või ilma sinuta. Kas sa lööd sellest kaasa või sa ei löö sellest kaasa. Tavaelus võib see tähendada näiteks tööprojektide lõpetamisi, vanadest suhetest lahtelaskmist, pikaajaliste probleemide lahendamist või kodu põhjalikumat korrastamist. Ja seda mitte ainult siis kappide tühjendusmüükide näol, vaid ka see on nagu enda ümber ja enda sees ruumi tekitamise kuu. Ja seda ruumi enda sees sa saad vabastada näiteks ongi oma mõtetes millegist lahti laskmises. Mõttemustrite muutmine või on mingi paha harjumus, siis väga hea on sellest halvast harjumusest vabanemisega tegeleda. Sest sinu sees lihtsalt tekib selline tunne, et sa enam niimoodi edasi minna ei saa. See ei saa enam niimoodi kesta. Ja tegelikult see on ju hea, sest alles peale lõpetamist saab uus päriselt sündida, midagi uut saab päriselt uuesti tekkida. See on nagu ruumist tuleb vana kola välja viia, et sa saaksid midagi sinna asemele tuua. Nii, läheme siis töö ja eneseteostuse juurde. Võtan siit neid kaarte hoopis. Nii, võtsin siit erinevatest pakkidest paar kaardi, siis september toob endaga kaasa tugeva loomeenergia ja uute alguste potentsiaali, kel tiksub. Isegi kuu üldine vibratsioon on lõpetamise energias. See tähendab, et lõpetamisega paralleelselt hakkab hidanema midagi uut. Mõni idee võib sul tulla küll täiesti nagu välk selgest taevast, ootamatult, justkui selline nagu sähvatus, mis valgustab kogu teekonda ja teeb sind nagu õnnelikuks. Siis
siis ka 9 sümboliseerib tarkust, kogemust ja nüüd sa saad hinnata, mida senisest teekonnast, töökohast kaasa võtta ja millest on aeg lahti lasta, ehk siis midagi muuta. See on kuu, kus tasub mõelda suuremalt kui isiklikule kasule, jällegi see õigluse teema ja kaalukausi peale, et palju sa ise endale võtad, palju sa kaalud nagu teisele. Et, ja kas sinu töö toetab ka teisi, loob väärtust laiemalt. Ja 9 energia avab ukse kaastundlikumale sellisele humanitaarsemale tegutsemisele. See võib avalduda soovina jagada oma oskusi, teadmisi ja pakkuda tuge teistele. Samal ajal tunned vajadust ettevõtmised kooskulla viia oma väärtushinnangutega, oma sisemise tõega. Samas võib esile tulla melanhoolia ja võidki kuidagi tunda, et selline tunne, et midagi kohe juhtub, midagi kohe on lõppemas, midagi jääb nagu elust puudu, aga see on tegelikult nagu loomulik, sest iga lõpp võib tekitada sellise tühjuse tunde hinges, aga just see tühjuse tunne annab võimaluse seda ruumi jällegi taas täita millegi uue ja värskemaga. Ja tõesti, et see edu ei seisnu võib-olla tööalasel ainult sellisest välistest saavutustest, vaid sisemises küpsuses, sest 9 on väga küps number, rahulolus ning usus, et just seda sa tahad teha. Ja kui sa suudad hoida oma südame avatuna, oma meeled avatuna ja tegutsed sellest lähtuvalt, siis sa lähedki vooluga kaasa, usaldades iseennast. Sa lähed täpselt sinna, kus loovus ja kogemused saavad kõige paremini teenida sind ennast kui ka teisi. Ja see tähendab seda, et melanhoolia ja rahulolu on käsikäes. Jah, melanhoolia ja rahulolu on käsikäes. Rahulolu. Materiaalne rahulolu, aga ka vaimne rahulolu. Uute ideede keskele on mõttekas säilitada emotsionaalne küpsus. See ongi see, et sa mõtled kõik rahulikult läbi. Sisemine harmoonia, võid tungi tormata kohe kiiresti tegutsema või vastupidiselt sa võid tunda, et see sõna peab ajab sind takka, et ma pean tegema seda, ma pean tegema toda. Ja tegelikult sa ei ole üldse töötamise tujus. Nii et täiesti ka kahte pidi on, et üks, kes tahab tormata tegevusse ja teine, kes tunneb, et liigselt on nagu peab. Et üks on inspireeritud, teine on melanhoolias. Ja eks sa kuula oma sisetunnet ja ära suru midagi jõuga läbi. Et kui midagi peab juhtuma, siis see juhtubki loomulikult ja niinimetatud omal õigel ajal. Ja praktilises tööelus võib see kaasa tuua mingi vana projekti lõpetamine, mis on sind sidunud kinni, sa ei näe sellele ammu juba mitte mingisugust mõtet ja see on takistanud sul uute võimaluste vastuvõtmist. Sa võid ka vastu võtta mingisuguse otsuse oma töö või ettevõtluse suuna kohta. Näiteks loobudki millestki, mis ei too enam rõõmu, ei too enam kasvu. Võid ka loobuda mingist arvutiprogrammist, äpist, korrastada faile, annad näiteks tööruumid ära, ütled, mul ei lähe neid tööruume enam vaja. Vahetada arvuti välja või tehnikat välja.
See võib ka tuua kaasa sellist väga tugeva loomepuhangu, mis äratab soovi katsetada midagi uut ja põnevat, olgu see siis teenus, toode või loominguline väljund. Ja minagi katsetasin siin uute maalidega, juba alustasin. Et vahest ongi nii, et järgmise kuu energia on juba selles kuus, eelnevas kuus siis sees. Et mina kui ka kärsitu hulka kuuluv, siis kuidagi jõuavad need asjad siis ka minu juurde nagu rutem. Hea aeg on tuua ka tööalaselt väiksema tasu eest või siis ka selliseid tasuta koolitusi, pakkuda teenuseid, sest enesearengule ja vaimsele suunatud tervisele toodete mõju on praegu topeltvõimas. Nii, lähme edasi suhete juurde. Võtaks ühest pakist kaarte ja teisest pakist ka. Mul on siin mitu pakki korraga laual. Nii, võtan siit tavalised suhted. Mõtlemine. Eks see number 9 ongi ju mõtlemisega seotud ja see puhastab, suhted selginevad ja suunavad sellisele, võtan siuksed kaardid on mul ka siin, vaatan, teen omale ruumi siin laua peal. No näe, sellisele aususele, lõpetamata teemade lahendamisele ja kui oled midagi pikalt edasi lükanud, siis ei ole võimalik seda enam nüüd edasi lükata. Heas suhtes võib täiesti tekkida selline nagu tugevam mõistmine, just kui tunneksite teineteist veelgi paremini ja oleksite valmis avamas südame, hingega, isegi nendes kohtades, mis varem jäi nagu puutumata, millest varem nagu ei räägitud. Noh, ei olnud vajadust või see ei olnud nagu tähtis ja nüüd sa võid tunda, et see on ikkagi tähtis, ma tahaksin sellest nagu rääkida. Võib tulla ka mõni ilus lõpetus, näiteks vara vaidluse lahendamine, mingi konks on nagu õhku jäänud või minevikust jäänud haava paranemine ilma suuremate žestide või draamadeta. Nii, keerulisemas suhtes. Siit tarokaardi. No, poodukaart, kõik on maa ja taeva vahele. Võtan siit nendest kaardidest. Puhastamine, aga ka mõttemustrite puhastamine. Siis, mis see siis keerulisemas suhtes toob? Et võibki tuua sellist, pinnale tõusta need asjad, mida sa oled vältinud. Sa oled särgi tagurpidi pööranud, sellepärast, et teiselt poolt oli must. Ühesõnaga, et pinnale võibki tõusta need teemad, mida sa oled varasemalt nagu vältinud. Ja see ei ole nagu teise inimese karistamiseks ega iseenda karistamiseks, et teeme nüüd draamasid siin kõvasti, vaid võimalus otsustada, kas jätkata koos või mitte minna lahku, et mõlemad saaksid oma eluga edasi liikuda, sest see on tegelikult nagu lahti laskmise kaart ka. Just, et mõlemad saaksid oma eluga edasi liikuda ja kasvada iseendale sobivamas ja õigemas suunas. See õigluse kaart käis ka siin enne nagu läbi. Ja see tühi ruum, mis tekib on ja see tühi ruum loob võimsa pinnase millelegi, mis on sinu arenguga rohkem kooskõlas, sest see kuu ei toeta selliseid nagu poolikuid lahendusi,
suhe vajab kas täielikku pühendumist või selget sellist lõpetamist, lahtilaskmist. Vallalisele, võtan siit kaardi. Nii. Selline kaart. Siis vallalisele toob september võimaluse kohtuda inimesega, kellega sa saad rääkida otse ja ausalt, ilma maskideta, ilma keerutamata, ilma kavaldamata. Ja see võib olla inimene, kellega jagad sarnaseid elufilosoofiaid, kuulad sarnast muusikat või kes toetab sinu arengut. Et ära siiski kiirusta, et lase see suhtlus areneb omal loomulikul rahulikus tempos, sest 9 on pigem nagu selline rahulik number ja vaata lihtsalt, et kuhu see suhe nagu välja viib. Ja uus side võib alguses tunduda isegi tagasihoidlik või isegi liiga rahulik, sest 9 on võib-olla sellisel moel nagu käituda, kuid just see rahulikkus loobki usaldusele viljaka pinnase ja annab võimaluse pikaajaliseks suhte arenguks. Nii, no lähme siis edasi tervise juurde. Mis siis see number 9 sellest tervisest siis räägib? No sa võidki olla rohkem kulunud, kurnatud, lihtsalt rohkem väsinud. Ja keha võib tunda puhastumise soovi, näiteks soolepuhastus, parasiiditõrje, veepäevad, kergem toit. Või siis ka sellise füüsilise, vaimse tegutsemise sellist stabiilsust oleks nagu vaja. Sa võid vajada rohkem uneaega. Ja tegelikult see on ju loomulik, sellepärast, et nagu ma siin ütlesin, et need topelt 9 on nagu väravad, millest nagu läbi minna. Sest see on ju füüsiline ja emotsionaalne süsteem lõpetavad tsüklid korraga. Jah. Siis, mis siis veel võivad olla nõrgad kohad? Nõrgad kohad võivad olla, jällegi, see on ka 9 on ju, tegelikult see on väga hea kaart. Hea tervis ütleb, pole tervisel häda midagi on ju. Nii, aga et tervise sellised nagu nõrgad kohad võivadki olla luud, liigesed, seedetrakt, õlad, süda, armastus, süda. Et need piirkonnad reageerivad siis kõige kiiremini. Ja kui veel seda enam, kui sa hoiad enda sees pingeid või muret. Pane tähele, kuidas su keha muutub, kui sa lased ennast nagu lõdvaks, et sa pingutad lihaseid ja siis sa lõdvestud. Et samamoodi on ka see, et mingil hetkel sa märkad, et õlad on liiga üleval, lõualuud on kinni pigistatud, eks ole, tugevasti, et või kulmud on kortsus, on ja kipun ka kotsutama kulmu, on ja. Tõesti lihtsam toit ja rohkem vett ja rohkem sellist olemise aega aitavad hoida keha kergema ja sellise vastuvõtlikumana. Et puhkus on ju läbi, et kus sa siis võtad omale aega, aga saab ju aega planeerida oma tegevusi selles ajas. Aega on meil ühepalju, aga tegevusi selles ajas paremini nagu planeerida. Kas või selliste väikeste ampsude kaupa, et ei pea kõike korraga ära tegema. Siis mida siis septembris on eriti kasulik teha? Et see võibki olla selline rahulik liikumine, looduses jalutamine, venitusharjutused, jooga, selline mõõdukas, kergem jõutrenn, sest need topelt 9
ei ole mõeldud sellisele maratonile. Et jah. Siis iseendast emotsionaalne teadlik vabastamine, et sa kirjutad oma mure välja, oma küsimuse välja, aitab ka kunstiteraapia, meditatsioon, hingamispraktikad, aitab ka isegi välja karjumine, välja sülitamine või enda selline tugev raputamine. Nii, et see vabastab siis selliseid kehalisi ja vaimseid blokeeringuid. Ja kuus sõnum. Võtame siit ka veel. Jälle see poodukaart tuli, aga et nüüd ma võtsin ta siin nagu püsti asendis, et see september on justkui värav ja millest läbi minnes jätad ühe eluetapi selja taha ja astud uude eluetappi, et nüüd ta tuli püstisena. See ei pruugi olla mugav, absoluutselt mitte, aga see on vajalik. Ja kui lubad endal lõpetada, siis on sul lõpetamistega tegeleda ja lahtilaskmistega tegeleda, siis on sul endal sügisel ja talvel palju rohkem energiat millegi uue loomiseks, inspiratsiooni leidmiseks, motivatsiooni hoidmiseks. Et nii on. Et usalda seda, et kõik, mis nüüd lõpeb, teeb seda selleks, et su elu saaks muutuda lihtsamaks, selgemaks ja tähendusrikkamaks. Tahaks ikkagi võtta ühe kehakaardi ka, et see, vaatsin video läks juba pikaks küll, aga tahaks ühe kehakaardi ka võtta. Usaldan enda tundlikkust. Sinu tundlikkus on tulnud sind hoidma, õpetama ja kaitsma. Ja sa võid olla tundlikum. Sageli näitab tundlikkus, kus on hetkel sinu piirid. Oh, kui hea, väga hästi sobib siia. Kas lubad endal olla nii tundlikud tegelikult oled? Tundlikkus on tajutav mitmel tasandil, füüsilisel, emotsionaalsel ja suhtlustasandil. Väga hästi haakub sellega. Väga hea. Luba endal olla tundlik hetkedes, kus see tahab esile kerkida. Usalda, et sel kogemusel on kõrgem eesmärk. Usaldades enda tundlikkus, usaldad teed, mida oled tulnud siia käima. Jaa, imesti. Kui sulle meeldib see, mis ma teen, mis ma olen siia panustanud, pane mulle like. Et see annab mulle ka lootussärtsu, motivatsiooni, inspiratsiooni jätkata sellega, mida ma teen. Aitäh teile kõigile ja ma olen ühe sõnumi kaugusel, ühe kliki kaugusel, kommenteeri, jaga, küsi ja ma olen siin selleks, et sind toetada.